Wow. Damn. Meie siis oleme jõudnud Itaaliasse. Sandra mäletab linna nime ka. Jah, me oleme jõudnud Sulmona linna. Esimene öö on siin veedetud. Hommikul tervitas meid maja perenaine ja hästi uhke hommikusöök, mis oli reaalselt mingi privaatselt meile. See oli räigelt hea hommikusöök ka muidugi. Yeah. Aga mina olen siin rohkem nagu tööasjus ja siis Sandra saab nagu ringi vahtida siin rohkem. Aga nagu väga äge vana linn on. Yeah. Mul on mingi suurte mägede vahel. Jep, igast otsast ümbritsevad mäed. Mäetipud on lumised kõik nagu näha. Ja siis muidu süüaks hommikusööki siin samas. Aga kuna praegult on jahedam aeg, siis arvati, et sees on nagu mõnusam. Ma arvan ka, et sees on mõnusam hetkel. Mul aurab. Ma arvan, et see on sellest mingi kütmisest. Aga külm on ka tegelikult, ma tunnen. Jah, on mingi 5 kraadi oli vist äkki. Aga vaatage epiks see koht on. Sulmona on väike linnake Abruzzo regioonis. Elanikke on siin umbes 22 000 ning linn ise asub mägede vahel Peligna orus. Aastal 1706 hävines maavärina tagajärjel enamik Sulmonast, kuid 18. sajandil ehitati see barokistiilis uuesti üles. Kuniks teised tööl olid, käisime me EMS-iga seda kaunist linna avastamas. Nii mõnus ja vaikne, kuid samas rahvas oli tänavatel ja elu käis. Õhtul läksime me kõik koos restorani, kus nautisime klassikalisi Itaalia toite nagu pitsa ja pasta. Esimene päev on olnud hea rahulik kulgemine ja ei jõua juba ära oodata, mis homne meile toob. Head aega, kohvriga mees. Ma lähen nüüd tööle. Tšau. Issand. Hakka minema juba. On teisipäeva hommik. Teised on tööle läinud ja mina mõtlesin, et ma hakkan jalutama kuskile mägede poole. Vaatab, kui kaugele ma võitsin minna. Või kas ma üldse mägedest üles jõuan. Tundub, et nii lähedal, aga nagu ega ma tegelikult ei tea, kui kaugel need on. Aga lähen vaatan. Mingi auto jäi mu kõrvale seisma just, kui ma jalutasin. Ja ma arvan, et ta küsis, et kas ma tahan nagu küüti saada või midagi, et miks ma jala käin kuskil siin. Aga noh, ma ei saanud tegelikult tast aru. Mingi vanem mees ja naine. Siis ma ütlesin, et sorry, ei räägi itaalia keelt. Ütlesin tšau, siis ta mingi okei, tšau. Olen lõpuks jõudnud siis üles Passentro linnakesse või külakesse. Ja siin on mega ilus. Ta on täitsa minu jaoks nagu suht teistmoodi kui see Sulmona, kus me olime. Aga mega ilus, hästi vaikne. Inimesi väga palju näha pole. Mõned on siin vastu tulnud autodega ja kohalik baar oli ka pooleldi lahti vist või ma ei tea, mis nad seal tegid. Aga siin minu kõrval on üks loss ja ma lähen vaatan, kas ma saan siia sisse minna. Passentro küla sümbol, ebatavaline Caldora loss, koos oma 3 suure torniga asub Morrone mäe jalamil ning on nähtav kilomeetrite kaugusele. Loss ise pärineb 10. sajandist ja siin on elanud mitmed mõjukad perekonnad, kuniks lossist sai munitsipaalomand aastal 1957. Lossi sees on väike muuseum, kus on kogumik erinevate vappidega kilpe, kuid hoopis suurem põhjus siia tulemiseks on see imeline vaade, mis avaneb ühest lossi torni otsast.
nii ilus ja mõnus oli seal lossi otsas olla, seal eriti seal tornis, nagu ma nägin igale poole ja ümber terve selle lossi on mäed ja siis väga hea valik oli siia tulla. Ma tegelikult valisin selle suht suvaliselt, ma vaatasin, et tahaks veits nagu mäe peale minna, aga samas, et ma ei peaks mingi mega palju kõndima, need 7 kilomeetrit oli täitsa okei. Aga nüüd alla on veel lihtsam minna, sellepärast, et jah, ei pea ähkima ja puhkima ülesse. Nii et mina lähen nüüd tagasi. See on natuke raske valida, aga ma valin lihtsalt midagi. Valisid mulle ka? Me valime jänese mingite kukeseentega, siis me valime põhimõtteliselt mingid ravioolid, köögivilja täidis, sinihalitusjuustu fondüüga ja siis valime snäki trio. Saame ise valida 3 appetizerit, pannakse lihtsalt väiksemad portsjonid, aga saame nagu maitsta erinevaid, neid ei pea nagu ühte suurt võtma, vaid mitu erinevat väikest. Hans sai täpselt 0 asja aru. Jah, polegi vaja aru saada, mul on vaja lihtsalt süüa. Õige. Ja maksta. Ja mina võtan hakklihakastet kartulitega. Jaa, muidugi. Kuhu me sööma oleme üldse tulnud? Me oleme tulnud sööma La Cantina di Biffi Biffi? restorani. Biffi tulime sööma, aga Biffi ei pakuta siin. Mis see meil on? No kui ma aus olen, siis ma nii hästi aru ei saanud, aga siin on sinihalitusjuustu fondüü ja siis ravioolilaadne toode mingi köögivilja täidisega. Mega hea. Ja teisena me võtsime jagamiseks küülikul liha kukeseentega. Muud ma ei tea, mis siin on. Küülikul liha kukeseened. Nii, ma üritan aru saada, kuidas seda lõikama peab. Ja meil tehti nii ilusasti pooleks ka see portsjon. Ütlesime, et me tahame jagada. Me ei mõelnud selle all muidugi seda, aga väga hea. See on tõesti kondis. Minul oli küll hea küll. Kontide vahel on võib-olla natuke liha veel. Ma nüüd teen midagi mitte väga klassi. Matsi rahvas eestlased ikka. Maitsime siis tiramisut, mida siin soovitati väga võtta. Siin on üldse tiramisut. Paks vaht. Maitseb õigesti. Mulle muidugi endale meeldivad need tiramisud, mis on seisnud nagu üleöö. Aga siin on need küpsised on kõvemad, aga see on ikkagi väga hea, sest see kreem on hästi hea. Aga kui ma nüüd küpsise suhu panen, siis on tegelikult hea. Aga ta on nagu katsuda saab kõvam. Mul on šokolaadikreem kartulikrõpsudega. Näeb välja nagu lihapallid oleks. On küll jah. Nii, tööpäevad on möödas. 4 tööpäeva selja taga. Aeg siin sul Moonas hakkab otsa saama. Mina lähen praegu autole järgi ja peale seda võõrutame Rooma. Oleks ma teadnud, et see koht nii ilus on, ma oleksin 1 päeva veel veetnud, aga Roomas on vaatamist
küll ja veel. Ma arvan, et me selle 2 päevaga, mis me seal oleme, ilmselt ei jõua kõike vaadatud ja söödud. Jah, võtame maksimumi, mis meil aega on seal Roomas. Külastame nii palju neid vaatamisväärsusi kui võimalik. Aga noh, täna on metsikult ilus ilm ka. Veits jahe on muidugi, aga mäed igal pool. Ma oleks nagu mingis orus. Ma olen toon auto ära. Roomas me autoga ei sõida. Nüüd paneme renti tagasi. Ma arvan, et Roomas on metrooga palju lihtsam liigelda. Aga metroos on väga palju taskuvargaid. Rooma on hästi kuulus selle poolest. Ikkagi veel tahaks ütelda, kui retsit hea hommikusöök siin oli ikkagi. Ma võin võrdluseks ühe pildi panna kõrvale, missugune oli Ameerikas hommikusöök. Et see on täiesti öö ja päev lihtsalt. Näed sa? Minu auto. Vaatame igaks juhuks. Küljed on kõik ilusad. Auto on ühes tükis ilusasti alles. Fiat 500 minu jaoks väga võõras auto ei ole. Aga mu jamal on automaat. See on manuaal. Ja see on mingi hübriid. Ma ei olegi täpselt aru saanud, mis moodi ta töötab. Kas ta kuidagi kiirendades annab mingi elektrimootoriga mingit jõudu juurde, sest nagu muidu ta sööb bensiini. Aga peal on kirjas hübriid. Ja kui ma nüüd siit autot käima panen, siis siin on mingi akumärk ka. Ja see kukkus ja tõusis päris kiiresti. Kui mäest alla sõitsid, siis ta nagu genereeris seda energiat juurde. Aga muidu, nagu kuulda on, siis on bensamootor töötab nagu kogu aeg. Nii, ma lähen nüüd hotelli ja võtan meie kohvrid peale. Sorry, mamps, aga mulle meeldib manuaal rohkem. Ma olen igal pool autosid rentinud. Märki, aga Itaalia on esimene koht, kus on ketid. Või see on isegi sliiv või mingi sokk, mis rehvile ümber läheb. Antakse kaasa. Kohvri viskan sisse. Tegelikult kahekesi rändamiseks ideaalne auto. Sandra mahub ka veel sinna kassi ära ja mul on nii hea rahulik sõita siis. Tellisin soojad võikud kaasa meile. No nii, kui sõidu vahepeal tuleb ilge kohviisu, siis mul on taskus väike pocket kohvi. Siin on siis siuke kommi moodi allus, šokolaadiga, kuidas ma ütlen, need, nagu on need alkoholiga kommid, vaata. Ja siin sees on vedelik, mis on nagu kohvi. Väga maitsev. Ja nüüd on jälle energiat sõita. Auto sai ära antud, kõik oli korras, kütus oli täis. Nüüd jään enda 5 sotti ootama. Ma vaatan, et ei ole mingi. Me ikka leidsime siit midagi. Aga ma andsin allkirja, et auto oli korras ja ta vaatas selle üle. Tehniliselt meil ei ole enam õigust midagi nagu küsida. Ja meie läheme siis jala nüüd edasi. Tulemas on vist bussisõit, Sandra ei saanud päris täpselt aru. Seal oli nagu metroo, või nagu teekond oli nii sirge, nagu see nägi välja nagu rong või metroo. Aga nagu kirjas oli buss vist. Ma arvan, et me sõime skämmi. Võib-olla me ei saanud otseselt skämmi. Sõime sõnade järgi skämmi. Siit läheb kindlasti need bussid ja kõik asjad lähevad õigesse kohta. Nad ütlesid, need käivad iga 10-15 minut tagant. Siip oli sittagi tulnud. Siin näitab ta ka tabloo peal üldse, et see läheb alles 14.10, mis on 50 minuti pärast. Ja nüüd tegelikult seal ees on see buss, millega me saame Rooma, siin õigesse kohta. Ühe otsaga. Ühe otsaga, me ei pea kuskil ümber istuma. Ja see maksab, see maksab näkku 7 €, me maksame praegu 2 peale 7 €. Et oli mingi, see otsebuss läheb küll. Ja ta lihtsalt üritas enda firmat müüa, ma ei tea, mida ta üritas teha. Otsebuss läheb küll, aga see läheb alles 40 minuti pärast. Tegelikult oli mingi 25. Jaa, sõid saad, kohe varsti tuleb ja siis läheb peale. Meil on 5 minutit aega selle bussini, mis läheb otse, nüüd mina olen sellega. No nii, me istusime siis bussi
ja me näeme, et teised inimesed on samamoodi siin. Neil olid need samad piletid käes, mis me alguses asjame. Nii et vähemalt saame ühe otsaga hotelli juurde võimalik kiiresti. Jep. No nii, room tour. Siin on voodi. Siin on mitu kappi, kui on hästi palju asju. Siin on mingi rõdu. Või ei ole, ma pole kindel. On. Ära kohe välja astus. Natuke hirmus on. Ma nagu kardan neid kõrgust. Juba siniseks läks kõik. See päike on mega valge. Mingi tututamine käib. Ja põhiline asi ikkagi, et oma duširuum, oma WC ja mis mulle väga tähtis ikkagi on, siin on kohvimassiin. Siin on küll sellised kapslid, aga KTM need teevad head kohvi. Ma ei tea, kas just see teeb, kas on see sama, aga... Võtma kapsel, see on kohvipuru lihtsalt ju. Ei ole, siin on mingi kapsel sees ikka. Okei, see on just teist ja nad on igal pool sellega teinud ja mega head kohvid on. Nagu see espresso, mis nad teevad. Sa oled rahul või? Jaa. Me saime selle tegelikult mega odavalt. Üks öö on mingi 64 € äkki siis. Mis Rooma kohta on suht odav. Aga noh, kõik eluks vajalik on olemas, jah. Peaasi, et ei ole hostel. Või noh, see võib olla hostel. Selleks mul ei ole vahet, aga nagu, et ei ole see tuba, kus on teistega koos. Või siis, et ei... No see on väiksem mure, kui ei ole oma vets või vannituba. Nagu. See on üleelatav. Siin oli hästi palju tegelikult siukseid tube ja kohti, kus oli ainult with shared bathroom. Ütle veel midagi. Veel midagi. Aga ma arvan, et me võime siia Kolosseumega esimese minna, see on kõige lähemal neist asjadest. Praktiliselt kõrval. 1,5 kilti ei ole kõrval. No, suht on tegelikult. Meil siin praktiliselt kõrval on hoopis Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Ma tahtsingi sinna minna. Siin on suur maja, kus kõik turistid käivad. See on väga vana. Kuhu me tulnud oleme? Oleme tulnud ühte restorani, mida ma nägin Instagrami riilis, kus soovitas siis üks itaallane mingeid erinevaid kohti, kus on nagu hea carbonara. Ja siis siin oli tema lemmik carbonara, et nad teevad siin koha peal ise seda pastat. Siin mu selja tagant on näha ka. Teevad ise pastat ja pidi olema super hea carbonara. Nii et ma kohe otsin üles selle. See maksab nii palju raha. Palju see maksab? 17 €. Aga ei ole hullu. Ei ole üldse hullu, jah. Kui see on nagu päriselt nii hea, siis mul nii suva. Mul nii suva. Ma annaks aitaid juba. Nüüd me siia kõrvale joome. Ma ei tea. Ma võtaks ühe klaasi piima hea meelegi. See on peast piim. Mida need joovad? Veini või? Veintsi, jah. Nii palju asju, mida ma tahaks lihtsalt. See kõlas väga naljakalt. Tellisime ära, aga meil on mingi maailma kõige valjem inimene lihtsalt kõrval, nagu sa ei saa isegi tellida, sest ta nii vali lihtsalt räägib nii paljult. Isegi see, et ta räägib paljusti, ta räägib nii mingi kuradi väikse lapse juttu, lihtsalt mul on nagu nii awkward olla. Nagu ta oleks mingi 13. Ma ei saa seda järgi teha, sest ta on mu kõrval. Ta kasutab sõna väga palju, mis on inglise keeles vend, slang. See on nagu Aga mis me tellisime? Me tellisime ikka selle, mille pärast ma siia tulin. Carbonara. Thank you. My boy. Gracias. Yo, I'm in Rome, bro. I'm in our country.
limonata, kui on kirjas, siis tähendab alati, et on tehtud sidrunist limonaat, siis kui on aranciata, siis on apelsinist. Vot nii. Ark. See on hea ka. Maitsesid või? Jaa, maitsesin küll, oli küll hea. Ja meil joppas vist, sest meie kõrvallavad läks. Nii õiges ajal. Sandri juba arvas, et ta hakkab ütlema midagi, sest ta oli nagu nii vali. See oli nii vali, ma olin nagu wow. Ma oleks tahtnud öelda, hey bro. Chill bro. I'm in your country. See oli põhilause reaalselt. Bro, I'm in your country, bro. Thank you. Enjoy, guys. Amazing. Siin peab niimoodi näitama. See kukub põrandale. Siis on nii nagu Poolas mul jäätis kukkus. See on amazing. See näeb välja nagu nii õige kui üldse võimalik. Vaata, kui kollane see kreem on. Oh my lord. Ja ise naise kätega voolitud makaronid. Naine on päev läbi seal lihtsalt käed nii villises. Oma villis näppudega on seda voolinud. See on nii hea, Hans. Päris väga best cream ever nagu. Ja see on see õige maitsega asi, vaata see. Ja, mitte bacon, vaid. Jah, guanciale ehk seapõsk. Nii naljaks, et see makaron nii suur mu suus. See on nagu siuke keskmise vihmaussi suurune. Nii et kui oled nõus välja käima 17 euri pasta eest, siis nagu selle maitseelamuse eest on nagu see, kui ma maksan kuskil teises kohas, ma saan mingi 12 või 10 nagu, aga ma saan mingi mõttetu pasta. It's worth my pennies. Ja ma tunnen, see on see õige juust ka. Ta on siuke intensiivne maitse. Mis hinde annab siis? Ma ütlen 9,5. Ainult sellepärast, tegelikult see makaron on väga huvitav ja hea, mulle meeldib lihtsalt ise, kui on veits peenem, vaata. Ta on hästi siuke paks, chewy, aga see on samas ka hea, aga selle perfektseks vormiks oleks minu jaoks, kui oleks hästi natuke peenem. Sellele tädile, et kuule, rulli natuke peenemad. Me vaatasime, et siin seda sama ketti, kus me käisime restoranis, ei ole mitte ainult üks, vaid on vist teine ka. Ja tundub, et kõik on siia tahtnud minna, sest et siin on räige saba, kes ootavad restosse saamist. Väga haige. 2 kvartalit tuleb lihtsalt sinna poole kõndida ja siis seal on palju kohti. No sest põhimõtteliselt see, mida mina nägin seal Reelsis Instagramis, oligi see teine koht. Ma selle järgi seivisin ära selle. Aga tundub, et inimesed teavad, et see number 1 on kohe siin või... Aga see on täpselt sama, kõik need teevad samamoodi. Peaks ütlema äkki kellegile? Las nad seisavad siin, nad arvavad, et nad saavad top of the top asja äkki. Mida nad ka kindlasti saavad, aga lihtsalt peavad seisma. Iris, what it is. Sandra on targem. Instagram oli targem. Šokolaadi ja mango. This is amazing. Mis sul oli? Mul on soola, karamelli, pekaani ja pistaatsia, sest ma armastan pistaatsiat. Need on mõlemad bänger. Nii hea. Mango on nii mango maitsega. Kui see make ib sensi. Ta on nagu mango püreestatud lihtsalt. Tulad ka. See on tummine šokolaad ikka. Ma šokolaadi pole veel siin. Ei, väga hea, aga see on nagu... Need on nagu päris asjade maitsetega jäätised, Sandra võtab alati mingi... Ei, tegelikult pistaatsia. Ei ole basic maitse. See on pistaatsia, nagu üks pähkel. Mul on basic maitse, sul on alati mingi... Aga ma mõtlen, tegelikult see on basic maitse, pistaatsia. Võibolla. See teine okei, ja soola, karamelli, pekaani on juba siuke fancy segu, on ju. See on nüüd see soola, karamelli, pekaani. Nagu tunned seda pekaani ka siuke... See on reegilt, jah. Karamelliseeritud. It's really good. On küll, jah. See maitseb nagu päris pistaatsia, see on all I ever wanted nagu. See on ära ja siis me läheme võtame pistaatsiat juurde äkki. Yes. Mega hea. Mul on šokolaadi nagu cone, šokolaadi jäätis, siis ta pani veel vedelat šokolaadi ka siia sisse.
Võib-olla sa ei tahagi enam rohkem sööta. Mul on nagu ekstra šokolaadine. Ühest jäätise portsust täitsa piisas ning maitseelamused on ka tänaseks kätte saadud. Nüüd võiks aga mõned kalorid ära põletada ja ühe jalutuskäigu teha. On olnud avastamist täis esimene õhtu Roomas ja ootame põnevusega, mis homne päev meile siin toob. Seniks aga hea tööd! Täna laupäeva hommik on saanud hästi kiire stardi, kuna mul tuli eile hea mõte, et läheks päikese tõusuks Kolosseumi juurde. Äkki on vähe rahvast, esiteks, ja teiseks siis on valgus mega ilus, et saab äkki ilusid pilte ka. Vahet pole, et me seal eile käisime, aga meil on söögid asjad kaasas, saame väikse pikniku teha veel. Saame nautida seda Rooma ilu. Mis sa arvad, Sandra? Jah, mul on kõhti. Aga me oleme juba väga lähedal. Maja juba paistab seal. Mul natuke sinki. Ei ole kunagi niimoodi hommikul vara läinud sükestesse turistikohtadesse. Aga Once in Rome nagu öeldakse. Nii oleme siis väga lähedal uuele riigipiirile. Nimelt meie selja taga on Vatikan, kuhu me siis lähme mõlemad esimest korda. Nii et saab ühe riigi linnukese endal kirja veel. Aha, siin peab ID-kaarti näitama vist. Muidugi. Polnud isegi ID-kaarti vaja. Tehti väike kontroll. Piiripunktis üldjuhul ei tohi filmida. Ma ei nõu. See ei ole just suuremasi piiripunkt, siin on mingi politsei, ma arvan, et see on Itaalia politsei, kes siin tegutseb. Ma arvan ka. Et uus riik. Tegin netist väikest uurimistööd ka, või noh, mitte uurimistööd, sattusin sükse asja külge, et paavst sai eile uue auto endale. Kena ilus G-Wagon, valget värvi, normaalne tool on taga ja värki. Noh, siin Vatikanis ikka rahad liiguvad. Siin on kuusepuu on suur. Ma arvan, et Kuressaare kuusk on 10 korda ilusam. Jep, see on süke. See on suht Mida sa just ütlesid? Nigel tahtsid. Mida sa just ütlesid nii kõva häälega ka veel? Ma räägin eesti keelt keegi. Aga see on sõna. Nigel on sõna. Mitte see eelmine, mida sa ütlesid. Loud and proud. Sai siis see ka ära tehtud. Üks linnuke ei ole kirjas. Siin, et sellele põhiplatsile sisse saada, tuleb veel omakorda mingi turvakontrollist läbi minna. See on see St. Peter's Basilika, sinna kirikusse nagu püha kotta. On siis püha? Jah, lihtsalt on juba selle alalt nagu piiratud, jah. Ülimõnus ilm on. Püha väike paistab ka meie peale. Me on pühitsetud. Ja jopas, et me nii vara tulime, sest kella 12:30 läheb siit kinni põhimõtteliselt. See jah, entrance sellesse Püha Peetruse kirikusse. Püha Peetruse kirik. Basiilikasse, sorry. Püha Peetruse kirik on maailma suurim katoliku kirik ja üks kristluse tähtsamaid pühapaiku. See on ehitatud apostel Peetruse, Jeesuse ühe lähima jüngri ja esimese paavsti haua kohale. Kirik rajati 16. sajandil ning selle ehitamises osalesid mitmed kuulsad kunstnikud ja arhitektid, sealhulgas Michelangelo, kes kavandas suurejoolelise kupli. Ühtlasi on see ka paavsti tähtsaim jumalateenistuse paik. Siin mu selja taga toimub siis püha missa hommikune, ehk siis see on siuke kristlaste ohvrisöömaaeg. Tavaliselt seal jagatakse siis seda klassikalist leiba ja veini, on ju.
ja loetakse Jumala sõna. Ja nüüd me lähme siis Vatikani linna avastama. Ma ei tea, palju siin midagi näha saab, aga enamik sellest on suur park, mida ma nägin praegu. Ja vaatame, äkki saab püha vett natuke, mingi püha sandwich äkki kuskilt, mingi püha pastat või. No igatahes ükstapuha, mida me siit saame, see on püha. Nii et täna oleme pühitsetud selle sooja päikesega, 9 kraadiga. Päeval läheb 15. Kuigi see 9 kraadi on väga mõnus praegu, ma ei ütle midagi halba. 15 on parem. 15 on parem. Tuleb välja siis, et Vatikani osa, kus meie saame vist siis käia, ongi ainult seesama nagu plats ja siis see basiilika ja need muuseumid. Aga nagu, ma ei tea, vist mujal ei saa, sest ma mõtlesin, et exit oli lihtsalt sellelt alalt exit välja. Aga nüüd ma ikkagi arvan, et see, kus me alguses sisse tulime, oli nii-öelda Itaalia piir. Ja siis see, kui sa tahad sinna platsile minna, siis see on Vatikani piir. Ilmselt siis tavarahvale mujale nagu sissepääsu pole, kus seal taga on, ma lihtsalt kaardi pealt nagu näen, seal on mingi suur park ja mingid, ma ei tea, mis asjad. Et võib-olla seal on siis kohalikud või püha olnud. Ei tea. Äkki saab me pole uurid ka tegelikult, nii palju. Aga kust kohast sa oleks sealt näinud? Piletiga oli, jah? Võib-olla jah, et kui sa piletiga, siis sa saad kuskilt teiselt poolt majast välja ala või midagi. Vatikani sissepääsu on tekkinud palju suurem järjekord kui enne. Me läksime lihtsalt sinna, mingi paar inimest oli meie ees. Jep, tulime õigel ajal vist. No seda ma tean, et sükestesse kohtadesse peabki tulema väga vara hommikul. Siis? Kell 10 oli väga okei. Kus kell 10? Kell on praegu 11. Ja tund aega tagasi läksime me sisse. Selge. Me oleme tulnud ühte restorani, kui seda võib nii nimetada, mis on soovitatud ühe Itaalia koka poolt, kes teeb siis influenceri content igal poole Facebooki asjadesse. Ja tema soovitas siis, et siin Roomas siin on üks kõige paremaid carbonarasid üldse. See näeb ju natuke selle sketši välja, et skeptilisus võib tekkida. Aga kui juba soovitati professionaali poolt. Kui Vincenzo's Plate ütles, et siin on hea pasta, siis ma pean ka seda saama. Jaa, thank you. Jam. Ilusa siukse papptaldriku sees toodi, sest ikkagi street food. Lõhnab väga hästi. See õige asi, mis seal peal on, eks. Jaa. Nüüd on peenem makaron või eile. Ta ütles, et kas mingi poe oma või ise tehtud, ma ei mingi ise tehtud. Very nice. On eilsega võrreldab või? Ta on veits teistsuguse maitsega. Okei. Sinu oma tuleb ka. Sporluks. Thank you. Tomati kastmega pasta. Kas on õige tomati maitsega? Ma making up. Keele alla. Võin ütelda, et see pasta läks väga õigeks sokku. Tomatikaste oli nagu ideaalne lihtsalt. See oli täpselt see, mis ma tahtsin. Kuidas su pasta oli? Väga hea. Ja sinu tomatiga pasta oli ka väga hea. I like it. Nii et tulge proovige tänavatoitu. Sandra leidis mingi koha, kus on 100 erinevat tiramisut. Siin samas, jah? Scrolli lihtsalt, siuke on see menüü siis. Siin on täpselt 100 erinevat tiramisu maitset. Siin on jah mingid spetsiaalid, nagu need tunduvadki kõige paremad. Siis on mingid erinevad nutellaga, erinevad puuviljamaitsetega, küpsised erineva maitsega, meega, alkoholi maitselised, näiteks mojito, pina colada, siuksed asjad. Jah. Valikut on, kõike vist ei jõua ära maista. Ei, ega mind ei kutsu ka kõik. Mina arvan, et me võtame ühe klassiko, ühe dark chocolate and chili
ja ühe pistaatsia, sest pistaatsia... Vaata, kui nemad on välja näod. 2 peale 3. Jah, miks mitte? Teeb ära. Once in Rome. Once in Rome. See on mingi hea asi praegu. Alustame siis sinu omast. Ma lõkkan ka lusike sulle sisse sinna. No pane. No nii. Oppad ja ats. See on sitaks hea. Võib-olla 3 on overkill, aga... Sandra ütles, et ta ei tea üldsegi palju need maksavad, nii et... Ma ei tea. Ma ei näinud sealt menüüst. Ehk siis näeb, kus me lõpetame siin köögis kuskil nõudepesijana või mitte. Minul on tšilli ja tume šokolaad. Tšillit on näha siin ilusasti. Tume šokolaad on ka peal. Mulle ei tohiks nii magu olla. Tšilli tuleb hiljem. Ei ole väga tšillina või? Algus ei ole, siis pärast on natukene tunne, et siuke maild, aga see ongi mõnus. Aga kõik on mega hea. Ma olen enda jaoks avastanud, et mul on hakanud meeldima spice'id ja magusad asjad kokku segatud. See on nagu väga huvitav kombo ja väga hea. Nagu ta oli? Super, hüper, mega hea. Aga süda natuke läigib, aga see oli ikka nii hea. Oli väärt? Jaa. Või no, ma ei tea, palju see maksab siiamaani. Aga ma eeldan, et üks ports on alla 10 €. Sest ma olen igal pool näinud tiramisud hindasid restoranis väljas. Kõik on mingi, ma ei tea, 6, 8, midagi sellist. Mina pakkusin 8. Ma ei teagi, ma pakun 7 siis. Mis arvad, palju siis üks tiramisu maksis? 8. Tahad veel pakkuda? Vähem? 6. Yes. Nice. 6 €. See on norm. Decent hind. Tulime siis korra hotelli. Mõtlesime, et paneme asjad laadima ja 2 tundi hiljem märkasime üles siis voodist. Aga mis seal ikka? See tähendab seda, et kell on just õige aeg, et õhtusöök hakkab pihta Itaalias ja meil on ka vist enam-vähem õhtusöögi aeg. Sandra vaatas meile õhtusöögi välja mingi võiku, aga ma tahaks pitsat saada, nii et me vist lähme 2 kohta. Me võtame võikud 1-2 peale share'ida. Ma lihtsalt tahan, sest seal tehakse mingi pistaatsi kreemida asjadega, mingi ülihea kruudosingiga. Ja siis lähme vaatame mingi pitsavaarist ka. Ja võtame 2 peale ja pitsava. Mis me siin Itaalias muud ikka teeme, kus sööme, et? Hotellist 3 kilti nüüd käidud. Ja kohe joome kohale ka. Sandwichi kohta. Ja siis saab võikud süüa. Ma loodan, et see on nii hea, kui et ta ütles. No loodame. Ma sain nüüd põhimõtteliselt selle esimese carbonara koha, siis selle gelato koha ja tiramisu koha sain kõik ühest videost. Ja nüüd see võiku koht on ka sellest samast videost. Me oleme reklaami ohver. Aga need on kõik jumala head kohad olnud. On küll jah. Nii, jõudsime vist kohale. Jah. Natuke on järjekorda, aga ma loodan, et see on väärt seda. Siin ei ole nii pikk see. Ei, see on nagu siuke, et sa niikuinii võtad nagu välja kaasa, vaata, sa ei saa siin sees olla istuda. Ma ootan juba enda pistaatsia-kreemiga võikut. See on meie võiku. Thank you. Saame siis kohe teada, kas oli hea võiku. Aga palju maksis? 12 eurtsi. Aga näita võiksi ka siis. Mingi pool tühisid. See on ikka päris aga teiselt poolt pirages selles suhtes. Jah. To be honest, nagu sai ja sink. Kahjuks see ei ole seda haipi väärt. Need koostised on kõik head, aga Lambi. Aga see pistaatsia maitse ei tunne veel. Ei tunne veel. Sai tegelikult sitaks hea, aga tanklas saab ka väga head saia selles suhtes. Ma ei tea, kas nagu selle pärast just siia tulla. Minu arust tanklas oli parem sai. Nagu siin on see sai on kõvem. See ei ole nii kreemine. Nagu okei, jah, maitsed on head. Aga ma saan samamoodi asjad lihtsalt nagu poest panna kokku ja mul tuleb täpselt samasugune, vaata.
et see ei ole nagu midagi erilist. 12 eurot väärt võib-olla küll ei ole. Ja võtsin mingit Itaalia õlut ka. See on vähemalt hea. Otsisime tükk aega ja vahepeal läks juba isu ära, siis ma ei viitsinud otsida enam mingit normaalset kohta. Aga siin tundus täitsa hea pitsamenu olevat, nii et võtame siit ühe pitsa 2 peale. Tulime enam mingi random kohta. Suht keskväljakul ja hinnad on tegelikult Murust Itaalias. Keskväljaku kohta nagu väga ausad. Ei ole üldse kallid. Igal pool on nagu suht võrdsed hinnad. Ei ole mingi, et siin on 20 eurot pitsa ja seal on kuskil 8 eurot. See on 12 eurot pitsa, mis on täiesti nagu tavaline, ma arvan, pitsa hind. No muidugi on kallimaid ka, aga see on 10–16 euri on siis pitsa hind. Jah, põhimõtteliselt jah. Ei pea olema see, et ma ei julge keskväljakul süüa, sest kardan, et siin lihtsalt nöögitakse inimesi. Väike margarita. Läksime sellise OG peale, kus nagu on mant juust. On OG või? OG. No muidugi. Selle järgi saab teada, kui hea koht on, kui margarita maitseb hästi, siis peaks olema hea pitsa. Juust on jah. Tomatikast on siuke tavaline. Ei ole nagu mingi mega special kahjuks. Ei nagu see maitseb ikka hästi. Aga ei ole siuke see special soos, vaata mis me vahepeal oleme saanud mingi mega super hea. Ja selle pitsaga lõppebki meie seiklus Roomas. Avastamist täis iidne linn ootab ka teid. Kuid siia lõpetuseks veel üks huvitav avastus, mille kodus tegime. Me oleme koju jõudnud. Jee! Ja meil on siin minu ees USA-st Fanta, Eestist Fanta ja Itaaliast Fanta. Need värvid on kõik mega erinevad. Värvi vahe on ikka rits. Teeme nüüd teist testi siis. Alustame sellest, mis on ilmselgelt kõige halvem, mida ma olen juba ka maitsnud. See on USA Fanta. 3 korda rohkem suhkurt kui Eesti Fantas. Ja kui suures tegelikult selles Itaalia Fantas on ka suht palju suhkrut. Lihtsalt ma arvan, Eesti Fantas on rohkem mingeid muid magusaineid. See ei ole muidu loogiline, et see limonaad maitseb nagu limonaad lihtsalt. Ühesõnaga, neis, selles on avis natuke rohkem, aga siin on ka ikkagi nagu piisavalt palju. Aga vahe on selles, siin ei ole tilkagi apelsinimahla. Seal oli vist 3%. Ei, 5% on orange juice. See on juba natuke vähe mulli ka. Kui sa esimese laksuga jood ja kui sa ei mäleta, kuidas maitseb muu Fanta nagu peast, siis see on nagu apelsini maitsega jookata. Maitseb nagu see, mis sa kinost saad sealt, vaata, nupust. Full teistsugune maitse. Palju rohkem nagu apelsini maitsega. Hiljem on nüüd seda suht rohkem. Aga nüüd minu lemmiku juurde. Kollase Fanta. Sest et siin ilmselt ei ole ka väga palju värvaineid. 100% Itaalia apelsinid on seal sees. Kuidas see võimalik on üldse? See maitseb nagu päriselt nagu apelsini mahlast tehtud. Nii et mina olen tiim Fanta Itaalia. Sama jook, aga täitsa erinevalt tehtud. Küll jah.